Kevad muudkui edeneb ja kaugel see muru niitmise aeg enam on. Mürapõlguritele on hea uudis see, et vana hea vikat on jälle ausse tõusmas. Niisugune mõnus töötuba asub Viljandis ja kannab nime Vikati meistristuudio. Vikatiga niitmise suur huviline Maarja Korra teab, et kõige tähtsam selle töö juures on teravvikat. Ja siin käib praegu vikati pinnimine. Oma oskusi jagab ta hea meelega teiste huvilistega, lisaks saab teadmisi parimate tööriistade kohta. Sa oled rikas mees, sul on nii palju vikateid, aga kas need siin on ikkagi nagu ainult väljanäituseks või teed tööd ka nendega? No nendega ma olen siin erinevatega niitmist küll katsetanud, kuid see on pigem väljanäituse stentsin ja et Eesti on selles suhtes küll väga huvitav riik, et siin on väga palju erinevaid löetüüpe ja vikatitüüpe. Ja võib-olla ma näitangi, et Eestis tegelikult väga levinud vikat on ju selline tapitud 2 käepidemega vikat, mis omal ajal kunagi oli ainukene või selline peamine levinud vikatitüüp, et see on ilmselt sulle ka tuttav. Ja on. Et võib-olla sina oled sellega harjunud või oled sa 1 käepidemega vikat? Kahe ikka sellega. Et oskasid kohe sujuvalt endale kätte võtta, et järelikult see oli sulle nagu kodune hoidmine. Aga väga palju Eestis niidetakse sellise 1 käepidemega. Seda ma olen näinud, aga ma ei ole vist isegi kunagi katsunud, olen mõelnud, et kuidas see on nüüd meile tulnud siis ida poolt. Jah, just teise käega, jah. Ida poolt ja Kagu- ja Ida-Eestis levinud ja levinud siis ka üle Eestis. Selle vikati eelis on see, et teda on samuti seda on väga lihtne lüsi ja seda käepidet saab liigutada sobivasse kõrgusesse, et tapitud vikati puhul seda ei saa, et see on selle vikati suur eelis. Ma näen siin ühte väga naljakat asja ka, et kuidas siin on siis, see on ilmselt siis nõukaajast on tehtud käepärastest vahenditest, pultu pole olnud ja ka üks metalltoru on siia ümber pandud. Just, et vikati ajaloonurk on selles suhtes väga huvitav, et on sattunud ka minul selle lühikese ajaga väga huvitavaid vikateid kätte ja poleks ise ka arvanud, et see vikati maailm nii lai on. Ja vaata, kus on ära nüüd siis kasutatud, see on siis tõenäoliselt lõigatud nii õhukeseks või? No, see on lõigatud, pinnitud, luisatud, et tohutult palju tööd on see vikat kindlasti teinud, et võib-olla mõni prillidoosi vaataja oskab öelda, mitu aastat läheb, kui vikat selliseks õhukeseks niita, et mina seda veel öelda ei oska, et enda vikatid, millega ma niidan veel nii õhukeseks luisatud ja kulutatud ei ole. Aga kuidas sina üldse jõudsid niitmise juurde? Sa oled isegi öelnud, et niitmine päästis sinu elu. Kuidas seda mõista? Et selline dramaatiline, olen sellise dramaatilise pealkirja öelnud küll, jah. Ja ma olen nüüd nagu mõelnud, et tegelikult esmane põhjus on ikkagi vajadus oli mul. Mul oli vajadus heina niita teatud kohast, kuhu ma muu tehnikaga juurde ei saanud, kui siis trimmeriga, kuid vikat päästis mind selles suhtes, et ma sain hiljem aru, et ma olin tegelikult juba ületöötanud või ületöötamise ääre peal. Ja üks tundemärk ma hiljem sain aru on see, et ma ei talunud enam müra. Sa ei tahtnud trimmerit kätte võtta? Just, ma ei talunud igasugust müra, ei valju muusikat ja siis rääkimata trimmerist. Ja ma lükkasin seda tööd kogu aeg edasi, seda niitmistööd. Aga mul tuli meelde, et mul on üks vikat ostetud 10 aastat tagasi ja seisis seal kodus ja millega ma tegelikult olen mõned korrad olin proovinud niitmist, aga ma panin ta sama ruttu jälle käest ära, sest ma sellega niitmisega ei saanud hakkama. Ja ma teadsin küll, et ta on mul nüri aga eelmise suve alguses siis oli see, kus ma võtsin selle vikati uuesti kätte ja ketaslihvijaga lihtsalt teritasin ta teravaks. Ja siis, kui ma niitma läksin, sain aru, et on võimalik ja ta lõikas nii hästi heina ja ma olin 2 tundi heinamaa peal kadunud, niitsin ja siis ma tundsin, et see on see tegevus looduses, õues, mis mind hästi palju rahustas. Nüüd tegelikult nagu 3 asja, see hein või rohi sai niidetud, see tegelikult, kuidas nüüd tänapäeval öeldakse, vaimne tervis paranes ja füüsiline trenn oli ka ju. Just. Kas siin on seppade nimed on lausa siin sees, jah?
just, et kes siis julges, lõi oma nime peale, kui ta julges oma vikatit enda nime alt müüa, et ikkagi naljaga öeldes, et ikkagi sepad, kes tegid kvaliteetseid vikateid, panid oma nime peale, et oma kaubamärgi. Aga mind hakkas ju üldiselt huvitama see vikati teema üleüldiselt. Ma tahtsin teada, mis siin üldse toimub siin vikati maailmas ja siis mind hakkas ka vikati ajalugu huvitama. Aga sina siis oled valmis vastu võtma inimeste mälestusi vikatiga niitmisest, oled valmis ka veel soetama endale neid vanu vikateid, et oma kollektsiooni täiendada? Ja see oleks küll suur rõõm, kui kellelgi oleks neid vanu sepa vikateid kusagil alles veel ja sepa nimedega ilusti siin kanna peal. Siis selline üks unistus mul võib-olla oleks küll, et oleks kogus olemas kõik Eesti seppade valmistatud vikatid või peaaegu enamus. Et ma ühest artiklist lugesin kokku, et 29 seppa või tuntumat sellist sepikoda sain kokku, et võiks ju 29 erineva sebavikatit olla, et kui kellelgi on, siis oleks kindlasti suurim rõõm. Ja siis sinu huvi vikatite vastu on päädinud sellega, et siin on terve vitriin sinu arendustööd. Mul tekkis mõte, et kui ma teen endale ühe hea vikati, et kindlasti keegi teine võib-olla on ka sellest huvitatud. Ja siis see mõte viis ju edasi sinna maale, et see käepide peab kindlasti ju tellitav olema, tellitava kõrgusega, sest võtame kohe siit ühe välja. See niitmisasend on ju väga oluline, nagu ma aru olen saanud. Võtame siis selle ühe käepidemega vikati siit välja. Nii, see on nüüd siis kõrgus on praegu minu järgi paigas, et kui ma nüüd sulle kätte annaksin, siis ma peaksin ta madalamale laskma. No siin on augud kohe olemas, täitsa tellitav, eks ole. Jah, minu jaoks ta on natukene kõrge, aga see käepide on väga mugav. Kuidas sa selle välja mõtlesid siis? Selle ma mõtlesin välja, ilmselt vist unes nägin, ma arvan. Aga kes selle valmis teeb, selle inimese leidmine oli ootamatult keeruline. Aga nagu siin elus ikka, kui asjad juhtuvad vahest iseenesest ja nagu kogu see vikati teema on siin sellises kuidagi iseenesest juhtunud, siis ma leidsin siit samast Viljandi külje alt ühe kuldsete kätega ja kuldse südamega mehe. Andres Kink mõistis mind poolelt sõnalt ja tema siis vormis selle minu idee sellesse kaunisse välimusse, ütleme nii. Sest et sinu idee on meil siin selja taga, eks ole, see esimene prototüüp siis. Ja, see on nüüd esimene prototüüp siis, mis tegelikult on ju tavaline puuoks, mille ma siis leidsime siin ühe arendajaga, kellega me mõtlesime siin seda vikatit teha ja sellest ma olen korraks sinu kätte tagasi. Sellest sai siis selline vikati prototüüp siin. Täpselt samasugune. Ja. No aga seegi on juba just, sellega ma niitsin päris palju ja olin juba päris rahul. Aga sai veel paremaks. Maarjo ei põlga ära ka vana head painardiga vikatit ja käis selle tegemist õppimas tuntud puutöömeistri Sibula Ärni juures. Nüüd teeb ta ise toominga oksast painardi valmis veerand tunniga, kuigi väidab, et kaamera ees kipub käsi veidi värisema. Ja kohe näeme kõige uuemat Maarjo välja mõeldud niitja abivahendit. Teha meistrimärk. Valmis painard. See on nii uus värske asi veel, et ega mul endal selle nime veel välja mõeldud ei olegi, aga see tegelikult sündis ka puhtast vajadusest. Et kui sa tahad minna näiteks plaani heinaniitmisvõistlusele või mõnele teisele heinaniitmisvõistlusele või mõnele teisele Soomaa võistlusele või mõnele kolmandale, siis tuled oma Tallinna korterist või majast ja vaja on see vikat sul siis mugavalt ju autosse pakkida, aga kuidas seda turvaliselt teha? Ja kui mina mässisin seda rätikusse ja maadriteipidega kinni ja ausalt öeldes see mind natukene isegi ärritas, et pärast pidin seda jälle mässima ja lahti arutama ja mõtlesin, et hästi mugav oleks, kui oleks selline vikati kott, kuhu see siis turvaliselt sisse panna.
ja. No ma võin seda vikatit hoida, sa saad panna siis vöö peale. Ja ega kui sa siis heinamaa peale jõuad, siis kus sa siis selle vikati koti siis sinna maha viskad, et paned selle vöö peale, et oleks sinuga ilusti kaasas ja sellel on ju üks oluline eesmärk veel, et suvel võib-olla tihti niidad lühikeste pükstega või dressipükstega ja sul ei olegi vööd, kuhu siis luisutopsi panna ja nüüd on sul vöö ka olemas ja luisutops vööl ja luistopsis ja vikad käes ja lähed ja naudid.